Hea koolipere, üks erakordne aastaring on möödas ja taas oleme jõudnud meie kodumaa sünnipäeva künnisele. Arusaadaval põhjusel ei ole meil võimalik see aasta vabariigi aastapäeva aktusi pidada aulas sama pidulikult kui tavapäraselt, kuid pole halba ilma heata. Seekord on meil võimalus teha seda teistmoodi ja seepärast tervitan nii mina kui mitmed teie kaasõpilaseid, teid kõiki erinevates kohtades Rakveres. Seistes siin vabadussõjas langenute ausamba juures meenutan ma tänutundega meie esivanemaid, kes ei kahelnud 103 aastat tagasi relv käes minna vastu vaenlasele ja võidelda välja see tõeline priius ja enesemääramisõigus, millest Eesti rahvas oli unistanud juba sajandeid. Ei suutnud meie vaimu murda ka vahepealsed võõrvõimu aastad. Öeldakse, et õnn soosib tugevamaid. Oli see meie vaimutugevus või midagi muud, aga igal juhul mängis saatus kätte meile kaardid, et me saime uuesti taastada oma iseseisvuse. 4. aasta järjest on meil põhjus tähistada tähtsaid märgilise tähtsusega juubeleid Eesti taasiseseisvumise loos. 2018 möödus 100 aastat vabariigi väljakuulutamisest, 2019 100 aastat vabadussõja võidukast lõpust, 2020 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest ja sellel 2021. aastal möödub 30 aastat Eesti taasiseseisvumise väljakuulutamisest. Mõelda vaid, kuidas aeg lendab. 30 aastat, see on terve inimpõlv, on sündinud vabas Eestis. Ja juba ammu on kõik Eesti kooliõpilased sündinud 21. sajandil. 30 aastaga on meie riik teinud läbi tohutu suured ja põhimõttelised muudatused. Ja see ei ole ainult see, et meie ellu on ilmunud internet, nutitelefon või elektriauto, vaid need muudatused on olnud tunduvalt suuremad. Me oleme tulnud hoopis teistsugusest riigikorrast, majandussüsteemist ja saanud suletud riigist avatud riigiks. Tänastele kooliõpilastele tunduvad võib-olla nende vanemate meenutused või vanavanemate meenutused 30-40 aasta tagusest ajast nagu muinasjutt. Arusaadavatel põhjustel on teil raske ette kujutada aega, mida iseloomustasid 100 meetrite pikkused poejärjekorrad. 30 aastat tagasi oli meie elus periood, kui seepi, hambapastat ja igapäevast kõige tavalisemat toidukraami sai talongi alusel, kui reisimiseks pidi taotlema eraldi luba ja selle loa saamine võrdub tänapäeva mõistes lotovõiduga, kui 24. veebruari avalik tähistamine ja näiteks jõululaupäeval kirikus käimine võis viia gümnaasiumist või ülikoolist väljaviskamiseni või töölt vallandamiseni. Ma olen kindel, et need ajad ei tule enam kuidagi tagasi. Aga nendest aegadest on hea teada, et oskaksime veelgi rohkem väärtustada seda vabadust ja piiramatust, mida me täna igapäevaselt naudime, ega ei peaks seda iseenesest mõistetavaks. Viimane aasta on möödunud viirusest tingitud teadmatuse, hirmude ja piirangute tähe all. Aga kui vaadata, mis toimub mujal maailmas, siis mulle tundub, et meil on läinud päris hästi. Meil ei ole mitte ainult maailma parim haridus, vaid ka maailma tasemel tervishoiusüsteem. Inimeste käitumine, teadlaste nõuanded, valitsuse otsused
on võimaldanud meil seda, et meil tänapäeval on arenenud riikide seas üks kõige avatumaid ja piirangute vabamaid ühiskondi. On suur õnn ja rõõm elada riigis, kus on nii palju vaba ruumi ja puutumata loodust, kus saab turvaliselt aega veeta ja oma akusid laadida. Ka päevad lähevad järjest pikemaks ja valgemaks. Enam ei pea minema nii, et kooli minnes on pime ja koolist koju jõudes on juba peaaegu pime. Kohe-kohe on algamas koolivaheaeg ja vaba ja valgemat aega on veelgi rohkem. Kui kellelgi on sünnipäev, siis tavaliselt kingitakse talle midagi. Mida võiks kinkida oma riigile? Aga kui teeks ja kingiks midagi kõik üheskoos, küsite mida? Aga kui lepiksime kokku ja võtaksime kõik sellise hoiaku, et oleme eelkõige rõõmsad ja peame lugu endast ja teistest inimestest, püüame mõista, mitte hukka mõista, vigade ja ettekäänete otsimise asemel otsime ja pakume välja hoopis lahendusi ja võimalusi, väärtustame ja hoiame seda puhast keskkonda, mis meil siin on, ja kirumise asemel püüame hoopis rohkem kiita. Ehk teeme nii kõik koos, et Eesti oleks veelgi parem paik elamiseks. Ja me ei tee seda ju mingisuguse umbmäärase riigi jaoks, me teeme seda ju kõik iseenda jaoks. Kellel vähegi võimalik ja aega on, jalutagem läbi 24. veebruaril korraks siit ausamba juurest ja tänagem mõttes neid, tänu kellele meil ongi sellel päeval, mida tähistada ja igapäevaselt seda vabadust nautida. Kaunist kodumaa sünnipäeva meile kõigile! Hoidku sind omades üles.
Tere! Ma olen Karmen. Katre. Mina olen Erling Eding. Grete. Ja mina olen Karina. Mul on üks häda. Kui on lund, on häda. Kui ei ole lund, on häda. Kui on palav, on häda. Kui on külm, on häda. Kui on kool, on häda. Kui ei ole kooli, on häda. Kui on valitsus, on häda. Kui pole valitsust, on häda. Kui pole aega, on häda. Kui aega palju on häda. Kui teistel läheb hästi, on häda. Kui kapp on riided täis, aga selga pole panna midagi, on häda. Kui võikilohind tõuseb, on häda. Kui koolis on 17 kraadi, on häda. Kui elekter läheb korraks ära, on häda. Kui kaalunumber näitab paar grammi rohkem, on häda. Kui peab jalgsi koju minema, on häda. Minu kiri Eestile, hingelisele. Tea oma väärtust, tea oma inimesi, tea oma lähedasi, tea, kellest sa hoolid, tea, kes sinust hoolib.
tea oma soove, tea oma probleeme, tea oma võimu, tea, mida sa teed, tea oma sõnu, tea oma südant, tea, kes sa ise oled. Eesti. Su sajad väiksed metsarajad, soojad käed, hapukapsas ja armsaks saanud majad. Pikad rongisõidud, laiad viljapõllud, jõhvikates pärlikeed, lambad ja lapsikud võidud. Sinult Eesti saanud olen need.
O Eestimaa, sa ole valmis nüüd, kui tuleb järgmine Helme hüüd. Ei tahaks rääkida ju halvast, kuid spaatajaid tuleb juba Narvast. Eesti saatis meile kirja ja ma loen siis selle nüüd ette. Eestlased. Minu uhkus ja kurbus olete te. Jube tihti ütlete te, et teil on minusse usku või kirjute, et kas te sellist mind tahtsitegi. Ma võtan väga harva sõna, sest ma ei pea vajalikuks ütlema teile, kuidas te mu maaga ümber peate käima, kuidas oma maalastega käituda ja nii edasi. Aga ka minus on tekkinud küsimus, et kas mina selliseid eestlasi tahtsingi. Ma olen andnud teile usku läbi metsade, mida te mult praegu järjest rohkem ära võtate. Ma olen andnud teile tohutu pika mere ja maismaa piiri, millel on meeletu väärtus. Kujutage ette, et sisemaalased ei pruugi kunagi elus mere äärde jõudagi ja teie jõuate ka kõige kaugemast Eesti otsast mere äärde paari tunniga. Ja teie tänu on plastikpudelite randa jätmine, suitsukonide merre loopimine, prügi maha matmine. Mis toimub, eestlased? Teile räägitakse sallivusest, üksteise abistamisest, kiusamisvabadest koolidest, tolereerimisest, aga teil nagu polekski kõrvu sel hetkel. Ajuvabadus ei ole cool, noored. Ja mitte ainult noored. Mis sa saad selle eest, kui sa võtad oma lollaka kamba kokku ja lähed nähvad mõnele noorele või kodutule või poemüüjale? See annab sulle otsa ette märgi. Täisloll, täisdebiil ja piinlik eestlane. Teate, ma vahepeal mõtlen, et ma tahaksin muutuda üheks päevaks inimeseks. Et Eesti käiks teie seas ringi ja et tal oleks kõik võimsad vahendid teid ja teisi enda ümber ja ka mind austama õpetada. Et mul on jah praegu ikka piinlik. Pidage ikka mu sünnipäeva, see on ju ka tähtis teile. Saate nina täis võtta ja tunda hetkeks uhkust. Ma ju tunnen teid, eestlased. Teil on väga äratuntav tunnusjoon. Te kirute mind, kirute valitsust ja rahvast, kuid hümni esimesi noote kuuldes kargate püsti süda täis meeletut uhkust. Aga see on ka sünnipäevadele kohane käitumine. Isegi kui asjad on kehvasti, teeme sünnipäeva ees hea näo, eks ole. Aga minu ees ei pea tegema head nägu. Minu ees peab tegutsema selle poole, et see nägu olekski päriselt hea. Ilus, lahke, head sooviv ja toetav. Ei, ma ei räägi siin missilikult world peace, aga ma tahan, et teie leiaksite taas üles oma käitumismustritest sallivuse, armastuse, tolereerimise, hea huumorimeele, tugevuse. Ma ei taha olla Ameerika ega Soome ega Austraalia. Ega ma ei saa ka selleks, aga mul on vaja natukene teie abi, et ka teie ei muudaks mind nendeks ega ühekski teiseks riigiks. Ma pean ja tahan olla sul olemas ja aidata ja panna sind naeratama ja leida sulle kohti, kus saaksin nutta nüüd ja edaspidigi. Ärge rikkuge mind oma lapsiku käitumisega. Ärge rikkuge omasid oma lapsiku käitumisega. Ärge valmistage mulle piinlikkust, aga ennekõike ära ole see eestlane, kellel on piinlik otsa vaadata. Jah, täna on minu sünnipäev. Ma peaksin olema õnnelik. Ma ütlen teile, ma ei ole õnnelik, sest see on ju kõigest hetk, nagu eelnevalt mainisin. Ja ma tean, et võib-olla rikkusin ma mõne eestlase tuju ja mõni mõtleb, et no nii negatiivselt Eesti ei saa küll ennast tunda. Aga kuulake, ma ei ole üldse negatiivne. Ma pole lihtsalt õnnelik. Aga ma olen rahul. Rahul teadmisega, et mitte kõik ei ole nii, nagu ma selles kirjas välja tõin. Mitte kõik ei ole sellised. Ja seepärast on mu lootus, et need, kes seda ei ole, et nendel on võim muuta asju ja paremuse poole. Et nendel on julgus märgata ja vajadusel sekkuda.
alguses seisan ma tuule käes, kas sa tahad ka tulla? Seisame koos siin tuule käes, saame edasi minna. Me istume koos siin tuule käes, kuni taevas on kuu. Ma ei mõtlegi muud kui vaid sinule. Kas tead, kuidas ootasin ma, et saaks olla koos sinuga? Kas näed, kui õnnetu ma olen ilma sinuta hakkama iial ei saa mitte keegi siin ilmas. Kui iga päev näen ma su naeratust ja sära su silmas, me istume koos siin tuule käes, kuni taevas on kuu. Ma ei mõtlegi muud kui vaid sinule. Kas tead, kuidas ootasin ma, et saaks olla koos sinuga? Kas näed, kui õnnetu ma olen ilma sinuta? Ma luban, et iial ei jäta ma sind. 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 Seisame koos siin tuule käes, kuni taevas on kuu. Ma